Võtame fookuse teemale, mis mõjutab nii naisi kui mehi. Oleme tulnud kliinikusse, mis on täiesti uue näo saanud ning räägime viljakusest. Tere tulemast Next Fertility Nordic kliinikusse. Tegutseme nüüd veidi uuenenud nime all ja oleme kolinud uutesse ruumidesse erameditsiinikeskusesse Veereni 51. Uutes ruumides saame pakkuda oma patsientidele veelgi mugavamaid ja privaatsemaid tingimusi. Tegeleme endiselt lastetuse diagnostika ja raviga ning vajadusel saame teostada ka kehavälise viljastamise protseduure. Oleme pööranud suurt tähelepanu oma labori tehnoloogia uuendamisele ja sealsetele kvaliteedinõuetele. Meie soov on pakkuda patsientidele terviklikku lähenemist lastetuse ravis ja seega oleme lisanud oma teenuste hulka näiteks kogemusnõustamise, geeninõustamise ja toitumisnõustamise teenused. Ka majasiseselt saame oma patsiente suunata erinevate eriarsti vastuvõttudele ja teha koostööd siinsete teiste tervishoiuasutustega. Meie IVF-i laboril on pikaaegne kogemus embrüote ja sugurakkude külmutamisel ja sugurakke siis külmutatakse nii meditsiinilistel kui ka sotsiaalsetel põhjustel. Üha enam on tõusnud noorte naiste huvi näiteks munarakkude külmutamise vastu. Ja munarakke ongi siis soovitatav panna külma juba siis, kui naine on enne 35. eluaastat, kuna hiljem hakkab see munarakkude arv oluliselt siis langema ja väheneb ka kvaliteet. Aga milliseid erinevaid võimalusi kasutatakse tänapäeval rakkude külmutamiseks? Tänapäeva rakkude külmutamine on väga efektiivne ja sugurakud säilivad peale külmutamist ja suletamist üldjuhul väga hästi. Oluline on mainida, et sugurakkude külmutamine ei ole garantii, et nendest rakkudest kunagi beebi sünnib, aga see on kindlasti võimalus, mida kaaluda, kui pere planeerimine lükkub edasi. Lisaks on kliinikul ka doonor-munarakkude ja doonor-seemnerakkude pank, et aidata neid paare, kellel enda sugurakkude arv on kahanenud või kvaliteet langenud. Samuti on võimalus vallalistel naistel kasutada doonor-sugurakkude abi kehavälise viljastamise protseduuril. Aga kui paljusid inimesi mõjutab lastetus? Eestis arvatakse, et ligikaudu iga 6.–7. paari mingil määral mõjutab viljatus, et just viljakuseas paare. Põhjustest 1/3 arvatakse, et on naisepoolsed põhjused, 1/3 on siis mehepoolne põhjus ja 1/3 on siis kas mõlemapoolne põhjus või jääb põhjus ebaselgeks. Et viljatusravisse me soovitame pöörduda paaridel, kes ei ole siis rasestunud aasta või kauem ja samuti, kellel on olnud korduvaid raseduse katkemisi või ka kui on naisel diagnoositud juba polütsüstiliste munasarjade sündroom, endometrioos, et kuna me teame, et need on ühed väga olulised põhjused viljatuse juures, et siis nendel isegi soovitatakse varem tulla kui aasta. Ja paari pöördudes siis ongi, et esialgu me üritame siis selgeks teha viljatuse põhjuse erinevate analüüside uuringutega ja kui põhjus on selgunud, siis üritame leida neile sobiva ravimeetodi. Aga milline on teie kliinikus doonorluse programm? Meil on väga aktiivne doonorluse programm ja sugurakku doonoriteks on mehed ja naised, kes on läbinud põhjaliku tervisekontrolli ja on otsustanud anda omapoolse panuse viljakusprobleemidega perede aitamiseks, sest tõesti doonorakkude kasutamine on paljudele inimestele ainus võimalus lapse saamiseks. Pakume oma kliinikus ka raseduse jälgimise teenust. Meie juurde on siis oodatud pered, kes siis soovivad võib-olla rohkem privaatsust lapseootuse ajal ja ka rohkem tähelepanu kogu raseduse vältel. Meie kogenud ämmaemand on toeks ja abiks kogu lapseootuse aja ja vajadusel teostavad hiljem ka sünnitusjärgseid koduvisiite ja annavad nõu siis imetamise osas.
Next Fertility Nordic asub VRN-i 51 asuvas uues erameditsiinikeskuses ja meil on hea meel teatada, et alates sügisest oleme ka haigekassa lepingupartner ja see tähendab, et siis kuni 40-aastased naised saavad oma IVF-i ravitsükli meie juures haigekassa toel. Rohkem infot meie teenuste, arstide, ämmaemandate ja kohta leiab meie kodulehelt.